on teie ees XD lillepõld ja me räägime just teile 20. sajandi riietumiskultuuri eripäradest nii meestel kui ka naistel. See video tuleb super! Loomulikult, ärge unustage smashida seda meeldimise nuppu ja lähete meil äkki kommentaari, et me teaksime, mida te järgmine video näha tahate. Ja kui me see video saab 10 000 laiki, mis on suur arv, siis me räägime teile naiste õigustest. Aga selle jaoks meil on enam feature'id. Aga loomulikult tellige meie kanalit, et olla meie põlluka perekonnas. Kõlistage ja keelukesse laulu, sest ainult 0,1% meie vaatajatest on meile tellitud. Ja kui te meile ei telli, siis tuleb teile koer teie voodisse. See on nii naljakas. Aga nüüd liigume selle video juurde, läheme edasi. On aastate vahemik 1900 kuni 1920. Praegu on industrialiseerimise lõppaeg. Inimesed elavad linnas ja töötavad tehastes. Riideid saab massiliselt toota, ilusad riided ei kuula nüüd rikastele ja algab kiirmae tööstus. Naistel oli peamiselt korsetid, kõrge kraega pluusid, pikad seelikud, tähtsal kohal oli liivakella kuju. Meestel olid kolmosalised ülikonnad ja silinderkübarad. See oli lausa imelik, kui mees ei kandnud kübarat või mütsi. Selle perioodi keskel oli ka üks maailmakuulus sündmus, Esimene maailmasõda. See oli aastatel 1914 kuni 1918 ja rikkus palju rahu ja majandust Euroopas. Sõja ajal olid enamus tööstused suunitud militaartööstusele ehk ilusatele ebapraktilistele riietele ei pööratud tähelepanu. Mis seal siis muutus? Esimene maailmasõja mõjutusel muutusid naiste rõivad praktilisemaks ja tsiviilisikute riietus esines sõjaväe mõjusid. Meeste seas oli riietus nagu sõduril, sest romantiseeriti sõjas käimist ning säilisid ka ülikonnad ja kübarad. 1900 aastate alguses oli üks kuulsam ja mõjukam moedisainer Gabrielle Coco Chanel, kes vabastas naised korsettidest, tutvustades lihtsamaid ja mugavamaid rõivaid, sealhulgas ikoonilist väikest musta kleiti. Samuti tegi ta parfüüme, mis on praegusenigi kuulsad. Kõigepealt räägime naistest. 1920-ndad tekkisid miniseelikute eelkäijad, madala vöökohaga kleidid, lühikesed juuksed ning tugev meik. See oli flapper stiil. Vabadus ja enesekindlus olid tipus. 1930-ndad elegants ja Hollywoodi glamuur. Pikemad voogavad kleidid, naiselikumad siluetid. Stiil muutus luksuslikumaks ning pehmemaks. 1940-ndate algus. Teine maailmasõda tõi praktilisuse. Lihtsalt kleidid, sirged lõiked, lühikesed jakid. Kangasti ressursse tuli säästa, mistõttu rõivad olid tagasihoidlikumad. Nüüd võtame ette mehed. Laiad ülikonnad ning kaabud. Uus vaba aja mood kogus hoogu. Vestid jäeti sagali pintsakute alt ära. 1930-ndad. Struktuursemad, elegantsemad ülikonnad. Hollywoodi mõjutused andsid meestele siledama ning šikima välimuse. 1940-ndate algus. Sõda muutis ka meeste rõivastust. Tihti ilmesid riietes sõjaväelõiked, vormirõivast sarnased jakid, kahvatud toonid ja praktilisus oli muidugi ennekõike. Tähtsamad sündmused 1920 kuni 1940 aastatel olid näiteks flapperkultuur ja naiste rõivaste vabadus. Mõjud ajaloole ja tänapäeval olid järgmised. Esimeseks, naise kuvandi muutus. Teiseks, suure depressiooni mõju. Majanduskriis sundis inimesi praktilisemalt riietuma, see mõjutas ka tänapäeva säästlikku ja jätkusuutlikku moodi. Ja kolmandaks, militaarsuse mõju. Sõjaväelise lõiked ja praktilised detailid juurdusid 1930-ndatel ja on moes siiani. Teise maailmasõja 1939 kuni 1945 meil muutus riietus praktilisemaks, kangast tuli vähe, seega olid lõiked lihtsad ja säästlikud. Meeste ülikond muutusid kitsamaks ja naiste kleidid lühemaks. Pärast sõda 1947 aastal tõi Christian Dior välja revolutsioonilise New Looki naiselikud siluetid, kitsas piht ja laienevad seelikud. Samal ajal jätkasid mehed klassikaliste laiemate ülikondade ja kitsade lipsude kandmist. 1950-ndatel kasvas noorte kultuuri mõju. James Dean ja Marlon Brando muutsid teksad ja T-särgid mässumeelse noorsoo ikoonilisteks rõivaesemeteks.
Samal ajal populariseerus Audrey Hepburn minimalistliku elegantsi ja Marilyn Monroe figuuri rõhutavaid lõikeid. 1960. aastate alguses hakkasid normid murduma. Mood muutus vabamaks ja mitmekesisemaks, maestades teed 60. värvikale ja eksperimentaalsele stiilile. Tänapäeval näeme nende aastakümnete mõjusid vintage trendis ja jätkuvas teksade populaarsuses. Aastatel 1960 kuni 1980 toimus moemaailmas tõeline revolutsioon, mida mõjutas noorte kultuur ja eksperimentaalsus. 1960-ndatel tõi Mary Quant moelavale miniseeliku, millest sai naiste vabaduse sümbol. Naiste seas olid populaarsed A-lõikelised kleidid ja värvilised mustrid, samas kui meeste moodi iseloomustasid psühhedeelsed mustrid ja laienevad püksid. 1970-ndatel domineerisid hipi ja diskostiil. Naised eelistasid naturaalseid tangaid, platvormkingi ja vabanad riietust, mis peegeldas hipi liikumisel vabadust. Meeste seas olid populaarsed diskorõivad ja sportlikumad lõiked. See oli aeg, mil mood väljendas mässu ühiskonna õndliku normide vastu. Need kümnendid mõjutasid tugevalt ka tänapäeva moetrende. 1960-ndate miniseelikud ja julged mustrid, 1970-ndate boheemlaslikkus ja diskoglamuur ning 1980-ndate liialdus ja luksus nagu silmatorkavad värvid inspireerivad disainerid ka praegu. Alustame taas kord naistest. 1980-ndad. Moes on suured õlapadjad, neonvärvid, luksuslikud kangad. 1990-ndad. Minimalism ja grunge ehk alternatiivne tänavastiil, ruudulised särgid, teksad, tumedad värvid. Jätkame meestega. 1920-ndad. Olid moes värvid ja sportlikkus. 1990-ndad. Ruudulised särgid, teksad, tennised ning lohakad lõiked. Tähtsamad sündmused nendel aastakümnetel olid järgmised. 1980-ndate jõuline stiil, 1990-ndate grunge ja minimalistlik tulek. Glamuuri vastand grunge muusika, näiteks Nirvana ja Pearl Jam, inspireeris vabama lõikega riideid, teksaside ruudulisi särke. Minimalism tõi tagasi lihtsalt mustvalged toonid ja puhtad lõiked. 1990-ndatel kuni 2000-ndatel toimus kiirmoe tõus. Mõjud tänapäeval on järgmised. Esimeseks 1980-ndate liialdus. Teiseks 1990-ndate minimalism.